Tere, ma olen Irene ja täna mõtlesin, teen sulle video, et rääkida sinuga natukene läbipõlemisest ja stressist ja depressioonist. Teemad, mis mind isiklikult väga tugevalt on elus mõjutanud ja tänu sellele ma arvan, et ma olen väga hea inimene nendest teemadest rääkima, sest ma olen nii-öelda nendest kohtadest läbi tulnud. Ma olen sügavalt isiklikult läbi kogenud, tunnetanud ja aru saanud, kus kohas nad tekkisid, miks nad tekkisid ja kuidas neid edaspidi vältida. Ja selle video lõpus ma annan sulle kohe raamatusoovituse. Selle video lõpus ma kindlasti kutsun sind ühele sündmusele, mis aitab sul edasi liikuda, kui sa tegeled selliste teemadega nagu ärevus, stress, depressioon, läbipõlemine, siis ma tahan lihtsalt sulle öelda, et sa oled väga õiges kohas ja ma loodan, et sul on aega seda videot kuulata. Ma räägin kõigepealt sulle enda kogemuse. Ma olin umbes 31-aastane siis, kui ma olin jõudnud oma elus sellisesse momenti, kus mul ei olnud elujõudu, kus mul vaheldusid sellised tohutu väsimuse, motivatsioonipuuduse perioodid, mis olid sellised nädala-kahesed, siis selliste ärevustega, nagu ma ei julgenud helistada inimestele, ma ei julgenud üldse mingeid otsuseid teha, ma olin pidevalt sellises kohas, et kui keegi küsis mu, kus mu elukaaslane küsis, et kuule, et mis sa teha tahad, ma ei tea, ma isegi nii kaugele, et kui ma kohvikus menüüs pidin endale toitu valima, siis ma ei suutnud otsustada. Mul oli nii keeruline aru saada, mida ma päriselt tahan. Ma olin nagu nii kaotanud iseendaga kontakti, et ma lihtsalt ei saanud aru enam, mida ma tahan. Ma teadsin seda, et ma tahan tunda ennast hästi ja teadsin seda, et ma tunnen ennast pidevalt väga sitasti. Ja see teekond tegelikult sinna ei olnud niimoodi, et nüüd järsku lihtsalt juhtus. See muster, see oli lihtsalt see kulminatsiooni koht, et mul oli sündinud poeg ja peale poja sündi hakkasid intensiivistuma need protsessid, mis olid siis eelnevalt tegelikult tekkinud juba. Et ma võiks öelda, et tegelikult teismelise eas saadik mul juba olid esimesed sellised depressiooni tundemärgid, kus ma olingi pidevalt väsinud, mul ei olnud motivatsiooni, ma vältisin kooli, tahtsin lihtsalt niisama olla, tahtsin, et kõik mind rahule jätaksid. Ja siis tulid loomulikult pidutsemised ja muud vältimise strateegiad, et mitte siis kohtuda enda sees selle elu mõttetuse ja elu jõuetuse tundega. Õppisin noorena erinevaid strateegiaid, kuidas seda enda elu mõttetuse tunnet vältida läbi pidutsemise, sõpradega hängimise, mida iganes ma sain teha, et mitte sellega kohtuda. See muidugi sai lõpuks mind kätte ja tegelikult viiski mind enesearengu teekonnale kuskil 25-aastaselt olin ma jõudnud sellisesse korralikku ummikusse. Endaga ma sain aru, et mul on abi vaja ja et ma tahan tegelikult ikkagi oma elus õnnelik olla. Ja ma sain aru, et ma ei ole olnud õnnelik. Ja selle õnnelikkuse leidmine muutus minu jaoks sihiks. Ja ma tegin igasugused erinevaid vaimseid praktikaid, hakkasin joogaõpetajaks, läksin õppima toitumisnõustamist, käisin 3 aastat hingamisterapeudi õppes, intensiivselt tegelesin iseendaga. Just sellepärast, et saada üle siis nendest meeleolude kõikumisest, mis oligi, et paar nädalat tunnen ennast hästi, siis olen jälle nädal aega täiesti mingisuguses elujõuetuses ja mõttetuse kohas. Ja siis hakkan sealt välja ronima ja siis nii kaua, kuni ma oma praktikaid ja asju tegin, nii kaua oli nagu enam-vähem ja siis mingil hetkel nagu tulid mingid sabotaažid sisse ja ma ei teinud enam ja siis ma tundsin ennast jälle kohutavalt halvasti varsti. Ja see tsükkel kestis aastaid. Aga lisaks siis sellele tekkisid mingisugused väga keerulised suhete teemad, väga stressi tekitavad väljakutsuvad ajad 30ndate alguses, 20ndate lõpus siis on, mis siis lõpuks kulmineerusidki sellega, et ma põlesin läbi ja olin siis sellises, ma ei tea, kas see oli sünnitusjärgne depressioon, aga see juhtus lihtsalt peale sünnitust, et mul kadus nagu jõud ära ennast vee peal hoida ja ainukene põhjus, miks ma ennast vee peal hoidsin, tollel ajal olidki mu lapsed. Et kuna mul oli 2 poega, siis
siis mul oli vaja hommikul üles tõusta ja nende eest hoolitseda ja kooli viia ja tegeleda ja toimetada. See oli ka periood, kui ma kohvi hakkasin jooma, ma ei olnud terve elu joonud kohvi ja siis ma hakkasin jooma, siis ma avastasin, et see annab mulle energiat. Sellega ma suudan selle päeva nii-öelda mööda saata ja sellega hakkama saada ja olla oma laste jaoks olemas. Aga nagu sellised nii-öelda ajutised lahendused tegelikult kunagi lahendust ju ei paku. Nii et ikkagi lõpuks ma olin nii kriitilises kohas või nii sellises momendis enda elus, kus ma tundsin, et taaskord oli üks nendest augukohtadest nii-öelda siis, kus ma tundsin, et mul ei ole lihtsalt jõudu. Mul lihtsalt ei ole jõudu ja ma olin nii kuidagi õnnetu selles, et ma olin nagu enda arust absoluutselt kõike teinud. Nagu kõike teinud. Ja ma nii väga pingutasin kogu aeg, et ennast hästi tunda ja olla nagu olemas, tegus, ma ei tea, et mul oli tegelikult ju elus kõik hästi, mul oli tore kaasa, mul olid toredad lapsed, ilus kodu, kõik oli olemas ja ometigi ma tegelesin sisemeliselt nagu nii suurte väljakutsetega, et leida nagu jõudu, elada ja toimetada ja olla õnnelik, et leida jõudu, et olla õnnelik. Kujutad ette? Et ühel sellisel siis nagu metafoorselt öeldes seal vannitoa põrandal olemise momendil, kus ma olin oma kõige madalamas kohas, jõudsin ma sellesse kohta, kus ma ütlesin välja, et mulle aitab. Ma tahan olla õnnelik. Ma tahan leida vabaduse ja rahu ja ma olen valmis mida iganes selle eest andma, et see saada. Mida iganes selleks vaja on, aga ma enam niimoodi ei taha. Sest mu jõudis kohale see, et ma olin siis 32-aastane, et mul on veel nii pikk elu ees ja selline ellujäämiskursus nagu pidevalt enda vee peal hoidmine ei ole viis, kuidas ma jaksaksin ja tahaksin oma elu edasi elada. Vaid et ma tahaks tunda ennast normaalsena, nagu normaalse inimesena, mis tähendab seda, et okei, mul võib vahest paha tuju olla, aga see ei tähenda suurt sügavat musta auku, vaid see on lihtsalt võib-olla täna on natuke väsinud ja paha tuju, vaid et ma olen nagu normaalne, nii nagu teised. Mulle tundus, et kõik teised said eluga nii hästi hakkama. Miks siis mina ei saa? Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, siis sellel momendil minu ellu astuski rännaku meetod. Meetod, mida ma täna siis Eestis tutvustan, koolitan inimesi, teen üks-ühele tööd ka inimestega. Ja sellest kohast hakkas minu muutus peale. Kuigi ma ei saaks öelda ka, et kõik need varasemad praktikad ei oleks nagu toetanud, nad toetasid mind, aga nad ei andnud mulle seda fundamentaalset muutuse kohta, et ma ei vaja praktikat selleks, et tunda ennast hästi. Et see oli nagu minu jaoks üks rännaku juures üks olulisemaid momente. Ja praktikat on igapäevaselt, ma ju teen meditatsioone ja niimoodi, et see teadlikkus oleks siin kohal. Need on väga head asjad, aga teha praktikaid selleks, et mitte olla augus, tähendab seda, et sa oled täielikult sõltuvuses praktikast. Aga see, mida rännak mulle andis, oli see, et ta avas mu silmad sellele, mida ma olin siiamaani vältinud, mida ma ei olnud osanud näha ja mida ma ei osanud ka läbi protsessida. Ma ei osanud seda, ma alateadlikult vältisin seda kohta, sest et mul puudus piisav turvalisus ja piisav arusaam, mis asi see on, mida ma üldse väldin. Ja siis olin ma seal rännaku seminaril ja ma ütlesin, et mul on hirm seda tunda. Ja siis öeldi mulle, et jah, aga see on okei, tunne siis seda hirmu. Või siis, et ma tundsin, et mul on selline tunne, et ma lähen hulluks. Sest et see oli ka üks tunnetest, mida ma seal kõige madalamas kohas tavaliselt tundsin, et see depressiooni nendes augukohtades, see tunne oli niivõrd intensiivne ja raske ja valus, et mul oli selline tunne, et ma lähen kohe hulluks peast, et ma plahvatan ja et ma ei tulegi sellest kunagi välja. Ja selles protsessis oeldus ütles, et okei, aga tunne seda täielikult. Ja siis ma sain selle kogemuse, et ma olin alati seal põhjas olles
seda õudset tunnet natukene tundnud ja siis olin hakanud midagi tegema selleks, et sellest tundest välja saada. Mitte keegi ei olnud mulle öelnud, et alistu täielikult sellele tundele. Ja kui ma midagi tänasest videost sulle kaasa tahan anda, ongi see, mis iganes see on, mida sa väldid, mida sa endas alla surud. Sest kui sul on läbipõlemine, kui sul on depressioon, siis see on tingitud sellest, mitte sellest, mis välises maailmas toimub, vaid selles, et sa enda sees blokeerid ja surud alla mingisuguseid emotsioone, mingeid emotsionaalseid kogemusi. Ja see kutse siin on hakata neid tundma, lubama endal avaneda nendesse tunnetesse ja lasta nendel nii-öelda läbi liikuda endast. Siis saab hakata toimuma tervenemine. Siis tõeliselt saab hakata toimuma tervenemine. Ja see oli see koht, kus minu tervenemine hakkas, kus jah, alguses ma ju ei osanud, seega mul olid rännakuseminaridel on inimesed, kellega sa saad seda teha, ehk keegi hoiab sulle ruumi selles kohas, kus sa nendest emotsioonidest sammu-sammuliselt läbi lähed, kuidas sa jõuad nende tuumpõhjusteni, kus sa andestad selle vana valu ja lased selle täielikult lahti ja nii-öelda puhastad need teemad ära, miks sa üldse hakkasid suruma neid emotsioone alla, miks sa üldse oled üritanud oma elu kontrollida viisidel, mis kahjustab sinu vaimset tervist. Et kui need teemad ära lahendada sees, siis me saame terveks, siis kaovad need seisundid nii-öelda meis ära, sellepärast, et me ei pea enam midagi alla suruma, me ei pea endale tekki üle peal tõmbama, et mitte tunda, mis iganes nii intensiivne see kogemus siin all on, mida sa tunda ei taha. Ja tihti, kui ma küsin, et mis võiks olla depressiooni vastand, siis inimesed ütlevad, no rõõm, elu, energia, mingid sellised asjad. Aga see, mis tegelikult depressiooni vastand on võime elu tervel viisil kõiki oma emotsioone tunda. Võime tunda kõiki oma emotsioone elu tervel viisil on depressiooni vastand. Me ei saa läbi põleda ja depressiooni langeda või ärevuse ja paanika hoogudesse jõuda, kui meil ei oleks kalduvus või nii-öelda õpitud koht, kus me tegelikult väldime teatud emotsionaalseid kogemusi. Ja kui me midagi väldime, siis see ei tähenda seda, et me seda ei koge, vaid see tähendab seda, et me surume alla endast seda. Ja meil on see pidev kontroll närvisüsteemis peal. Ja läbipõlemine ja depressioon lihtsalt tähendab seda, et kontrollsüsteem on üle kurnatud, too much, liiga palju ja hakkab nii-öelda sulguma. Toimub nii-öelda välja lülitumine ja siis tekibki emotsionaalne tuimus. Süsteemini oli seda liiga palju, sest ma ei oska neid emotsioone endast läbi lasta. Ma tunnen neid ja need jäävad minusse kinni ja siis see on liiga palju ja siis ma surun need alla ja siis tekibki see läbipõlemine. Süsteem jookseb kokku. Nüüd, kui rännakul on sul midagi anda, siis see oskus mitte seda teha. Jah, kas see juhtub üleöö? Ei. Jaa, see ongi see, et sa tuled, harjutad, lahendad ära need traumaatilised kogemused seal all, mis sunnivad sind üldse niimoodi kontrollima. Mõnikord on nii, et me lahendame nii olulise teema ära, et me juba esimese korraga tunneme, et juba see, kuidas me ellu suhtume, kuidas me situatsioonidesse suhtumine on palju elutervem tänu sellele, sest meil ei ole seda vana lugu või vana laengut kuskilt mineviku kogemusest siin, mis sunnib meid siis võtma kohe mingi kaitsepositsiooni või teatud strateegiat käiku, sest me usume, et see olukord sarnaneb natuke sellega, mida ma kunagi kogenud olen ja ma pean hoolitsema selle eest, et ma Jumala eest uuesti seda ei kogeks. Kui me need vanad lood sealt eest ära koristame, siis meil on võimalus avaneda igale hetkele täiesti värskest kohast ja adekvaatsest kohast, mis vastab sellele olukorrale siin. Ja seda ka sellisel viisil, et isegi kui ma kogen siin väga ebamugavaid emotsioone, siis mul on emotsioonidega selline turvatunne või selline suhe, et mul ei ole vaja neid endas alla suruda, vaid et ma võin lubada neil tulla, neid kogeda ja kui ma seda teen,
siis tead, mis emotsioonidega juhtub või? Kui sa täiesti elutervel ja vabal viisil lubad endal kogeda ükskõik millist oma emotsiooni, siis juhtub see, et ta tuleb, ta võib-olla on siin paar sekundit, paarkümmend sekundit, võib-olla 1,5 minutit maksimaalselt ja siis ta on läinud. Plats on puhas, sul on sees täiesti selge ja rahulik olla. See on eluterve emotsioonide kogemine. See ei ole nende juhtimine, kontrollimine, vaid see, et kui ta tuleb, siis ta tuleb ja ta läheb läbi ja ei mingit lugu sellega, mida see nüüd tähendab ja on ju. Et meil on väga palju draamat ümber selle, mida me emotsioonidena tunneme ja tihti kogeme oma emotsioone läbi oma lugude, oma dramaatiliste lugude ja tegelikult ei koge siis oma emotsiooni, vaid me oleme oma peas selles kohutavas loos, mis minuga juhtub või mis minuga toimub või mis minuga kunagi juhtus ja siis me kogu aeg renderdame neid ühtesid samasid emotsioone läbi, väldime samal ajal tegelikult seda tuuma ja ei saa sellest luubist nii-öelda välja. Ja rännaku ilu ongi selles, et ta aitab meil sellest elu korduvate mustrite luubist välja tulla ja nendest mustritest välja tulla, mis lõpuks päädivad siis läbipõlemise ja depressiooniga. Mina olen kindlasti elav näide sellest, kuidas on võimalik väga traumaatilisest lapsepõlvest ja sellistest meeleolude kõikumistest ja paanikahoogudest ja ärevusest ja depressioonist täielikult terveneda ja jõuda väga väekasse ja ennast austavasse, ennast armastavasse, julgesse, ennast teostavasse elu nagu mõtestatusesse jõudmise kohta. Ja ma tean väga paljusid inimesi, kes on läbi rännaku endale saanud samamoodi väga suuri muutusi enda elus teha ja üks nendest inimestest on kindlasti Kevin Pillet, kelle raamatut ma lubasin sulle soovitada, Valgus tunneli lõpus. See raamat siis räägibki, kuidas vabaneda stressi, läbipõlemise ja depressiooni tõelistest põhjustest, ehk siis see, miks me seda allasurumismängu mängima hakkame ja kuidas siis sellest samm-sammuliselt välja tulla. See, mida ta jagab, on tema isiklik kogemus kliinilisest depressioonist tervenemisest, mis oli tal 30 aastat. Tänaseks ma tunnen teda isiklikult, ta täielikult sellest tervenenud tänu rännaku meetodile ja ta jagab siin ka samm-sammuliselt erinevaid protsesse, kuidas siis iseennast sellel tervenemise teekonnal toetada. Kui sa tunned, et raamatud on, ma soovitan seda raamatut igal juhul lugeda, aga et kui sa tunned, et sa vajad toetust selles, kuidas siis kõike seda läbi teha, siis rännaku seminar 10–12 detsember on kindlasti koht, kus tasub kohal olla. See on veebiseminar, mis tähendab, et sa saad seda läbi teha enda kodumugavuses, oma turvalisuses, et ma mõtlen selle peale, kuidas mina, kui ma rännaku seminaril läksin, kus oli 250 inimest, olles sotsiaalse ärevusega, depressiivne, see oli väga raske, oli mul sinna ruumi minna ja kui ma täna mõtlen selle peale, kui mõnus ja hoitud ja turvaliselt saame me tegelikult seda veebipõhiselt Zoomis teha, mis seminari sisu ei ole mitte kuidagi moodi erinev, on täpselt sama sügav, täpselt samad harjutused, kõik on täpselt samamoodi nagu selle saali seminaril ja ainukene siis nagu eelise koht võib-olla ongi see, et sa ei pea olema teiste inimestega ühes ruumis, mis võimaldab sul tegelikult minna sügavamale, et sa ei pea nii palju tegelema sellega, kes siin ümberringi on. Et see ruum on nagu selles mõttes nagu teisel viisil hoitud, et saad vaikselt oma koopas olles samm-sammuliselt neid transformatsioone teha ja samal ajal olla ka siis toetatud meie poolt, minu poolt, meie tiimi poolt, kes on kõik väga kogenud rännakupraktikud, terapeudid. Nii et jah, et kui sa tunned, et sa seda toetust vajad, et sa oled nagu valmis pühenduma oma tervenemise teele, siis ma kindlasti soovitan sul tulla sellele koolitusele. Kui sa tunned, et sa tahad alles varvast sisse kasta ja tunnetada ja mõtiskleda selle üle, kas sa ikkagi oled valmis muutuseks, siis raamat on kindlasti väga hea koht, kust inspiratsiooni endale ammutada.
ja ma lõpetuseks tahangi sulle lihtsalt öelda seda, et sõltumata sellele, kui lootusetu või keeruline see olukord ka ei tundu praegu, siis lihtsalt, mis mind aitas edasi, oli see, et ma ei andnud alla. Ma ei olnud nõus sellega, et nii lihtsalt on. Midagi pole teha, elu juba on selline, ma olen juba nii, mida iganes sa endale ütled, ma olen nii vana või mul on selline kogemus, mul on selline taustsüsteem, et minul ei ole see võimalik. Ära ole sellega nõus, ära aktsepteeri selliseid tõdesid, mis teevad su elu väiksemaks ja teevad haiget. Lihtsalt ära aktsepteeri selliseid mõtteid enda elus. Tervenemine on absoluutselt võimalik. Küsimus on lihtsalt selles, mis hetkel sa tahad seda nii palju, et sa oled valmis liigutama, mida iganes, et see muutus su ellu tuleks. Et tegelikult üks võimsamaid asju, mida me endas avastada saame, ongi palve või taotluse jõud, ehk siis see otsus, kus ma ütlen nii. Ma enam ei käi ja proovi ja katseta, vaid ma nüüd tahan seda muutust luua. Ma tahan olla õnnelik, ma tahan leida rahu, ma tahan jõuda elu tervesse kohta. Siis sa leiad selle piisava ressursi, et neid muutusi samm-sammult tegema hakata. Ja kui sa ei aktsepteeri ühtegi sellist mõtet enda süsteemis, mis ütleb, et see ei ole sulle võimalik. Igal hetkel, kui see mõte tuleb, ütleb, aitäh, aga ei, seda ma vastu ei võta. Ma valin selle, et see on minu jaoks võimalik. Isegi siis, kui ma täpselt ei tea veel, kuidas. Ja lihtsalt lähen samm-sammult juhindudes nii-öelda vihjetest, inspiratsioonisähvatustest, mis mul teele tulevad, haaran nendest kinni ja ma garanteerin sulle, et tervenemine ja muutus on võimalik.